sajandite, millele ei osanud vastust leida. Ja ikka kui võetakse, siis eelarvamus on selline, et on paar teemat, umbes suhted, raha ja perekond ja midagi sellist töökohta, aga tegelikult on väga palju tähtsamaid asju, mille alusel üldse elus midagi toimub. Ja üks selline asi, mille kohta on aga mõeldud ja arutatud, ka filosoofid on arutlenud selle üle. Tegelikult otsustamata jätmine, sest selge on see, et otsustest ju saab sõltuma see, mis kellegi elus üldse toimub ja kuhu ta siis välja jõuab. Ja seesama otsustamata jätmine on tegelikult just see, miks osad ei ole rahul oma elus toimuvate asjadega, sest tundub, et osadel läheb hästi, aga teised jällegi on kogu aeg ummikseisudes ja maailmas siin ümber on näha ka seda, et järjest rohkem ja rohkem räägitakse ja depressiooni ja masendust ja elutahte puudumist ja selliseid asju, et ei teata enam, mis mõelda peale hakata. Aga tegelikult juba kuskil 300 aastat enne Kreeka aega, enne Kristust Vana-Kreekas stoikud rääkisid sellest, et otsustamata jätmine on hullem asi kui otsustamine, sest siis ikkagi keegi teeb teine selle otsuse ära kellegi eest ja see ei pruugi sellele, kelle eest otsus ära tehti, üldse meeldida. Ja seetõttu jõutakse ka sellistesse kohtadesse oma eludega, et ei tea enam, mis edasi teha, sest järjest on tehtud ehk siis tegemata jäetud otsused. Sest kui kellelgi on mõistust ja ta on normaalses seisundis, siis otsuste tegemine ei ole talle raske. Aga siin on ikkagi üks asi, mis on põhiline, on hirm ja emotsioonid. Ja ka see, et kuidas siis teistele meeldib kellegi teise otsus, ehk siis ikkagi väliste mõjude alusel tehtud otsused. No, Marcus Aurelius on öelnud sellised sõnad, et mõistus nägi midagi head, siis tuleb seda tegema hakata. Aga rahvas praegu kaasajal ikkagi väga tihti on sellises seisus, et on väga palju infot kõiksuguste asjade kohta ja lõpuks läheb selle infoga nii segi, et enam ei oskagi otsustada, kas minna tööle või tulla töölt ära või kas osta mingi asi, näiteks auto või mitte osta või missugune auto osta. Teised asjad, kas minna kusagile kursustele või mitte minna, kas jätkata oma hea asjaga või jätta sellise pooleli, sest siit maailmast tuleb igasuguseid mõtteid pähe, mis on kellegi teise omad, et see ei kuulu ikkagi normaalsele mõtele. Aga siis need eksitavad teda nii tohutult, et ta peab hakkama nende vahel justkui valima. 1950. aastatel varra üks selline sõna, et analüüsis paralüüsis ehk siis analüüsi halvatus. Et keegi, kellel on hästi palju informatsiooni, hästi palju teab teid mingisuguse teema kohta, enam ei suuda üldse otsustada, mida sa siis teed. Muidugi sellepärast tuleb ka palju rahvast ju ikkagi nõidade juurde või läheb kuskile sellise spetsialisti juurde küsima, et kuidas teha midagi ja kuidas otsustada mingi asja suhtes. Ja kui ta saab sealt vastuse, mis on ebamaise päritoluga, siis võib rahulikult seda tegema hakata, sest see maise päritoluga igasugused analüüsid ja nii edasi ongi ju need, mis keeravad inimeste elu sassi, sest need põhinevad ju tegelikult ei tea millele. Need on lihtsalt mingid moed või trendid või siis kas majanduslik arusaam mingist asjast või kasulik, aga see on ikkagi selle maailma osa, aga kui keegi tegelikult tahab oma elu edasi viia, siis kõik need
anonüümset päritolu ehk siis tegelikult ebamaised teated, nende alusel otsustavad elu, see läheb hästi, ükskõik mis siin see ülejäänud ühiskond sellest asjast arvab. Ja kui seesama teema seal algas juba filosoofidel arutelu mitmeid tuhandeid, 2000 aastat tagasi umbes, siis praegu on see veel rohkem võimaldunud just see, isegi kui mõni saab teada mille käest mingi asja, mida teha, siis ta hakkab seda veel üle kontrollima enda meelest. Muidugi seda ei ole võimalik teha, hakatakse või siis mõneste inimeste käest küsima käest või siis veel kuskilt vaatama ja siis lõpuks läheb nii sassi sellest kõigest, et jätab ikkagi otsuse tegemata ja laseb asjadel nii-öelda voolata. Aga see ületab selline, et lase voolata. Paljud terapeudid ja nii edasi soovitavad, siis see tegelikult tähendabki seda, et keegi ei saa ju ise elu kontrollida. Aga see voolamine siin on ju võrgvoolamine, nii et tuleb siis järelikult kaasa voolata võrgvasjadega ja seda neid ei soovita. Seetõttu, kui sa ei teada midagi, mida teha, õigesti teha, siis tuleb ära otsustada ja tegema hakata. Siin praegu oleme Teetvälis ja siin on põlisrahvad olemas, kes on siin kunagi elanud ja väga palju ikka soovitakse teada saada põlisrahvaste teateid, et missuguseid tarkusi või missuguseid teadmisi nad kasutasid. Aga seal South Dakota kandis, kus elasid Dakota ja Nakota rahvad, elas ka Oglala Lakota vaimne juht, ravitseja ja tuntud mõtleja Black Elk, teda kutsuti. Ja Black Elk nägi oma nooruspõlves nägemusi ja tänu nägemustele tegelikult aga leidis oma kutsumuse. Siin on jälle üks koht, et miks kaasaegsel rahval üldse nii raske midagi otsustada või aru saada, kas ta on õige koha peal või ta on vale koha peal. Sellepärast, et nad ei näe nägemusi, nad ei miski vaimsest maailmast. Just nende silmaga nähtavate asjade põhjal, et need, mis siin niimoodi on just moes või mida teised on öelnud või mida peetakse üldiselt tähtsaks, aga see on ju alati mööduv nähe, sest igal ajastul on omad tabud ja omad head. Need asjad, mis ühel päeval olid normaalsed, hinnatakse selle maailma poolt ümber ebanormaalseteks ja vastupidi. Aga vaimselt õiged asjad, need püsivad kogu aeg. Ja kui rääkida sellest Black Elkist, siis seal kuskil 1853 ta tuli siia maailma. Et siis tema üks nägemus oli selline, et on uus ilmakaart. Ta nägi 6 vanaisa, nagu ta ise ütles, 6 meest. Uus ilmakaart, põhi, lõuna, ida, lääs ja siis veel maa ja taevas. Ja nende nägemuste, oli rohkem nägemusi, neid ta nägi päris noorel, 8 aastat. Nende nägemuste alusel oskas ta seletada sellise asja, et sa võid liikuda siin maailmas itta või läände või põhja või lõunasse, et see on ikka sellesama maailma asi lõpuks. Ja kui sul on ikkagi selge siht ja eesmärk, et kuhu sa seal täpselt lähed, siis sa teed. Ja selle juurde tuleks kuidagi teada saada, et kas see viib sind ülesse poole, taevasse see, näiteks lõpusse liikumine, või hoopis põhja või hoopis maa peale, ehk siis maa sisemusse, maapõrgu ju teada juba on sellelegi publikule, et kas see, mis sa teed ja kuhu poole sa liigud, et
kuhu see sind siis tegelikult viib, et see uus ilmakaart selle üle võib mõelda. Siin hästi vali. Publik saab nautida jalutuskäiku siin teed vällis ja Lõuna-Eesti neid räägib. Ja muidugi nendest, kui rääkida nendest samadest põlisrahvastest, kellest väga palju juttu tehtud ja ka seda mõeldud, et miks nad siis nii kehvas seisus praegu on, aga see on eraldi teema. Aga siis muidugi nende elu, ükskõik missugune hõim nad ka ei olnud. Siis üks asi oli see praktiline reaalsus, mis neid juhatas otsuste tegemisel. Aga lõppkokkuvõttes otsustati ikkagi omalikult, ehk siis kuskil oli vaimne juht, kes sai vaimute käest teateid või nägemusi või unenägusid tõlgendati ja selle järgi tegutseti tegelikult. Nii et selline vestlus siis rahvaga saab rahvast mõelda. Te ei ole rahul sellega, mis te olete või kuhu te olete oma eluga jõudnud. Siis tähendab mitte sellepärast, et te olete otsustanud, vaid kui mõistlusega oled otsustanud, siis ta otsustab nii õigesti. Vaid just sellepärast, et ta on jätnud otsustanud. Ja siis on keegi teised tema eest otsustanud. Ja siis ta loksub seal koos kas teistega, koos selle põruga, koos selle puljongiga, mis siin niimoodi ümberringi lainetab ja vohab. Ja mida saab veel selgitada, et ei tasu ennast alati oma otsusega ise samastada, et see on see hirm ja see emotsionaalne mõte, et kui ma otsustan nüüd midagi, et siis ma olengi see. Ei, kui on midagi ikkagi võimalikult selgeks selgitatud ja see asi ära otsustatud, siis see hakkab minema ju heas suunas. Ja seda saab alati siis korrigeerida. Aga otsustamata jätmine, ehk siis niimoodi emotsioonide põhjal otsustamine või kellegi selline äkiline, et nii, aga teeme nii, ise teadmata, siis edasi saab, kuidas edasi saab midagi kontrolli all hoida. Et see on see, mis on just praegusel ajal siin maailmas nii paljude depressioonide ja masenduste ja psüühikahäirete põhjus, et lihtsalt on antud asjad selle maailma kätte, et küll nad ise loksuvad paika, küll nad ise lähevad, et kõik on ju head ümberringi, ega siis keegi mulle ju halba ei soovi, nagu see inimeste tavaline jutt on. Aga unustavad ära, et nad asuvad põrgus. Ja paljud just on selle peal väljas, et teisi hävitada või teistele halba teha meelega. Või lihtsalt niimoodi iseendast mitte hoolides tegutsevad. Aga kui jääd neile pilgu või nende juhitud asjade kätte, siis see kõik, mis sinuga toimub, läheb sulle mitte soovitud suunas. Et sellised vestlused siin jalutuskäigu ajal ja järgmiste kohtumistega.